Ma olen siis ehituse dokumenteerimisega seotud ja ütleme nii, et abielus ehitusregistriga kuskil 10, isegi peaaegu 15 aastat. Ja minu jutustus pöörleb eelkõige selle ümber, mida siis mina näen. Ma olen reeglina siis nii-öelda tellija ehk siis kliendi ehk siis kasutaja poolel, mitte siis ametniku poolel. Et kui nüüd kellelegi tunduvad need slaidid, mida ma siin esitan, liiga lihtsad, liiga tavapärased, võib-olla teie enda poolt välja töötatud, siis sellega võtke lihtsalt, kui kordamine on tarkuse ema. Ma lihtsalt panengi need slaidid, siis on nii-öelda siis see kuiv must tekst on taustaks sellele, mis on siis meie segadused, mida siis näeb siis tavainimene ja kus on tema jaoks siis need raskuskohad. Et ma mõtlesin, et ma räägin natukene siis sellest. Et see on siis nii-öelda siis meie A ja B, eks ju, millal meil üldse siis ehitamine on vaja dokumenteerida. Kuna ma sellest teemast nagu rääkisin, siis ma leidsin, et see asi peab kirjas olema, ilma selleta me ei saa. Et äkki siiski on keegi, kes ei tea seda põhitõde, et siis ta saab siit slaidi pealt seda vaadata. Ma arvan, sellesse sisusse ma ei lähe. On kellelgi küsimus, ma arvan, kõik teavad seda väga hästi. On nii? Lähme edasi. Ja meie puhul on ka, et ehitamise puhul arvataksegi, et ehitamine ongi ehitamine, et tihtilugu lammutatakse nii, et sellest ei räägita mitte midagi, sest ju see ei ole ehitamine. Et siis selle ma tõin siin juures ka välja, et lammutamise puhul on siis samuti vaja dokumenteerida. Tahtsin kiita kõige selle juures, mida ka ma väga palju oma klientidele jagan, on nüüd siis välja töötatud siis ehitusgiid. Minu arvates on see väga tore ja hea ja piltlik lahendus, sellest kahjuks millegi pärast üldse ei teata. Et ma ikkagi suunan oma kliente sinna, ma soovitan seda ka tõesti ametnikel teha, sest see on tõesti parem kui võib-olla minu segane selgitus, ta võtab selle lahti, ta saab kohe aru, seal on väga palju häid vastuseid ja kui on need vastused nagu ka inimeste peades, siis ma arvan, meile kõigil on lihtsam seda tööd teha, mida me teeme. Ja teisena siis ma tõin ka välja, mis on nüüd Tallinna linnaplaneerimisameti koduleht, mis kunagi oli nii, siis nüüd on see ka, ma olen väga hea abimees ja teine, kes mulle väga meeldib, on Tartu linna kodulehekülg, kus sellest on nagu ilusti selgitatud, kuidas asjad võiksid käia. Põhiline segadus on, kus ma võin liikuda. Põhiline segadus, mida mina näen klientide puhul ja mida üritatakse läbi viia, ongi see andmete esitamise teatis. Ja segadus on selles, et inimesed arvavad reeglina, et kui ma muutsin toas mõne seina, et siis ma esitan andmete esitamise teatise ja siis on kõik hästi. Ja tegelikult siis, kui me hakkame seda asja uurima, siis tegelikult tekivad sealt soojuspumbad ja igasugused toredad muud asjad. Näiteks ahi on seest välja lammutatud, ka ei ole oluline asi, aga tegelikult on see nagu väga oluline asi. Et see on jällegi selline asi, et mida nagu üritatakse palju teha ja sellega nagu läbi minna, aga see ei päde siis. Samamoodi on siis vabaehitus, mis on ka vist kõigile... See on nüüd see koht, mis on olnud ennem ka arutelul, et vabaehitust tavainimene praegu mõistabki nii, et ta võib selle kuuri ju, kui tema mõistes väike kuur, ta võib selle ükskõik kuhu panna ja midagi juhtust, see on ju vabaehitus. Ja siis, kui see minu lauale jõuab, siis on ta peaaegu otsapidi juba naabri aias ja tehtud materjalidest, mis läheb kergesti põlema. Et see on ka selline asi, mis meil on, nagu ma arvan, mõlema poole peal natuke muret tekitav teema. Tõin välja siin ka ühe selle lause, mida ka nagu eriti ei teata, aga ilusti on kirjas, et enne 1999 aasta 1. aprilli ehitatud tehnorajatused loetakse õiguspäraselt ehitatuks.
olenemata nende kohta käivate andmete puudusest või puuduslikkusest. Noh, siin on nagu see koht, et paberil on kõik lubatud, päriselus on see, et me kaevame kaablitesse. Siis ma tõin välja ka siin olulise asja, mis on andmete esitamise teatise juures olulised dokumendid, sellele ma ka pikalt selle rahva ees ei peatu. Siis ma tõin välja, et erisused, et millal ehitust seadustatakse, see on vist selline, inimesed armastavad rohkem seadustada ka neid ehitisi, mis tegelikult on ehitatud hiljem, just sel samal põhjusel, et keegi ei taha hakata uuesti neid projekte nii-öelda tootma ja siis minnakse seda seadustamise teed. Jällegi natuke kahjuks on endiselt veel sees selline üldrahvalik arvamus, et ärme võta luba, ehitame valmis ja hakkame seadustama, siis läheb palju kiiremini, sest kui me võtame ehitusloa, ehitusteatised, see kõik võtab nii 100 aastat aega, ehitame valmis ja küll siis paneme auditit peale, küll ta siis tuleb. Noh, jah, nii saab ka, aga pärast ma ütleksin, et rohkem on valu kui võlu kõiges selles osas, et selles osas ma üritan ka oma kliente ja klientide kliente veenda, et siiski alustaks isegi soojuspumba seina panemisest alustaks nagu kõigepealt kohaliku omavalitsuse teavitamisest või üldse kõigest, et alustame. Kui me ei tea, mida me teeme, et siis kõigepealt küsiks ja räägiks, et need on ise tehtud otsused on alati kõige rohkem segadust tekitavamad minu elus, mida mina näen. Küsiti minu käest ka enne seda koolitust, mida ma hakkasin tegema, et üks probleemseid küsimusi oli ka, et millal siis ehitusprojekti võib muuta. Minul läbinud juhtumitest on neid jah olnud ja see tõesti baseerub sellele, nii Tartu kui Tallinn on ka selle oma koduleheküljel täpselt välja kirjutanud, mida nad tahavad näha ja mis juhul nad tahavad näha, et ehitusprojekt tuleb siiski muuta, mitte minna siis selle olemasolevaga nii-öelda kasutusluba taotlema, on jah, tõepoolest siis, kui ehitise tehnilised andmed muutuvad 10–15 üle selle siis, et alla selle veel võib muuta, aga üle selle ei või muuta, oli just üks suur murekoht oli Lõuna-Eestis ühes täpses piirkonnas, kus oli ehitaja ehitas ühe ärihoone, alguses olid nähtud pisikesed aknad, siis lõpuks tekkisid sinna hoopis, ühesõnaga see välimus muutus kardinaalselt ja sellest tekkis muidugi väga suur, kuidas öelda, murekoht, sest nad juba peaaegu avasid seda ehitust ja arvasid, et nad saavad kasutusloa kätte, aga tuli välja, et hoopis ehitusprojekt on vaja uuesti esitada. Et see oli ka minu elus üks suuremaid segadusi. Mida ma veel näen, mis on okei, võtan see korra tagasi. Vahemärkusena, millest kindlasti just teile täna ka natukene räägitakse seadusloomega, on mida tavainimesed nagu kõige raskem on nende jaoks on nendest märkustest arusaamine, et see ei ole mitte kellegi suunas kriitika ja mul on endal täpselt sama viga, et kui sa oled nagu teemas sees ja siis sa tead seda asja, siis on hästi raske mõelda selle nii-öelda kasutaja tasandilt, et kuidas seda talle selgeks teha, et mida ta siis tegelikult muutma peab või mida ta peab siis lahendama. Et mida selgem, ütleme, et mõnes mõttes nii nagu meie peame esitama selle projekti ametnikule, et ta saaks sellest tõesti aru puust ja punasest, sest meie jaoks on ju ka kõik väga selge, et siia tuleb maja, see on nii, et miks see ametnik siis aru ei saa. Et täpselt samamoodi on vastupidi ka, et kui ametnik teeb märkuse, et siis tihtilugu inimesed ei saa aru või siis teine variant, nad mõtlevad üle. Et see võib olla väga lihtne asi tegelikult, aga nad mõtlevad, et nii, nüüd on kõik, ma ei saa, mitte kunagi ei saa. Et see on ka üks suurim segadus on nende märkuste lahendamine, et nendest lihtsalt ei saada aru. Küsiti ka kasutusotstarbe muutumise kohta, kirjutasin need mustvalged jällegi välja, igaüks saab lugeda, kes ei tea, jällegi ma ei tea täpselt siin sellest seltskonnast, kes seda võib teada, kes ei või teada, igaks juhuks panin selle slaidi siia, kuidas võiks see olla ja kust saab infot.
ehk siis oli eluruumidest äriruumideks ja äriruumidest eluruumideks, neid juhtumeid on.